lähme. Ja kus me praegu oleme? Pole mitu aastat käinud Soomes, on aeg külastada Helsingit ja vaadata, mida vahvad seal toimub. Oleme saabunud Helsingisse, ma pole siin mingi 5 aastat käinud ja mega külm on. Jookseme nüüd trammile ja otsime enda hotelli üles. Siin on kesklinn samamoodi üles kaevatud nagu Tallinnas. Korralik. Lõpuks saab sooja. Näitan kiirelt hotelli ka natukene. See on siis foyer, lobi. Siin on väike baari osa ja siis siit edasi on see hommikusöögi üldse söögiala. Sealt taga on liftid ja selline nunnu. Juhtus uskumatult tore lugu, et mees ütles, et ma küsiksin receptionist, et äkki saab varem sisse registreerida. Ja oppa, saimegi 5 tundi varem enda toppa. Kui nunnu. Selline on siis tuba. Vaatame, milline see vannituba meil siis välja näeb. Oi, kui nunnu. Aga vanni polegi. Aga õnneks on siin hotellis olemas saun ja bassein, nii et saab seal hiljem ujuda ja sulistada. Aga jaa, päris nunnu tuba. Väljast oli see hotell mitte nii uhke, aga seest on küll väga ilus. Et vaadet meil seekord ei ole, et kuna me lasime toa ümber muuta, et kiiremini sisse bronnida, siis ilmselt jääme oma merevaatest ilma, aga pole hullu. Mees läks mul alla juba sinna lobisse tööd tegema. Ma olen nüüd põhimõtteliselt päev läbi üksi ja mida ma nüüd siin Helsingis teha saan? Esimese asjana katsetan, kui pehme see voodi siis on. Okay. Pole paha, normaalne. See on mul esimene kord Helsingis üldse Soomes tegelikult kuskil hotellis ööbida. Et ma olen siin elanud, Kulder on samamoodi siin elanud ligi 2 aastat, siin mõned aastad tagasi ja kordagi ei ole siis siin fansilt olnud ega hotellis ööbinud, vähemalt mitte mina. Et kui sa kuskil elad, siis on ikkagi töö, kodu ja muud tegemised. Ja tore on siin olla siis lõpuks nagu turist ja nautida linna hüvesid. Vot, aga tore on siin tagasi olla peale 4-5 aastat. Väga tore. Ma enamus asju ei mäleta üldse, kus need metrood lähevad, kus mis bussidega saab. Kõik on minu jaoks nagu täiesti uus, kuigi ma olen siin linnas ringi seiklenud 2 aastat ja tööl käinud ja igasugused asju teinud ja kõik oleks nagu justkui peast pühitud. Vot, aga täna ja homme on mul siis võimalik meenutada kõiki kohti ja kuna ma siis enamasti pean üksi seiklema, siis ma pean ise enda ajusid ragistama. Ja täna siis on mul plaanis minna Voosaarde. Seal töötab üks mul sõbranna ühes kohvikus, ma ei ole seal kunagi käinud, nii et saame koos sinna siis seiklema minna ja kooki sööma minna. Ja väike vahemärkus, et mul on näos midagi viltu. See on minu hea kulm. Ja see on minu halb kulm, et palun mitte kommentaare siis minu kulmude kohta. Hommikul kell 5 natukene timmisin neid ja nüüd tulemus on näha, et üks on ja teine nagu ei ole. Kuna me sellel minitripil väga midagi suurt ei jõua teha, siis ma lihtsalt jagangi sinuga nii palju linnavaadet, kui mul vähegi telefoni mälus ruumi on. Et täna õhtul siis spaatama ja sööma kuskile, homme natukene linna peal veel ringi ja eks siis tulebki juba koju tagasi minna. Jõudsin siis kohale. Siin kohviku kõrval on nüüd väga nunnu rand. Ma olen siin kunagi ka suvel käinud, mega ilus on siin. Et peab siia kunagi suvel tagasi tulema. Ja sinna me nüüd lähmegi, vaatame, kus siis sõbranna on. Väga cute. Jõudsin enda paradiisi. Koogid, saiakesed.
ja sõbranna ise küpsetab ka kooke ja asjusid, et üli super. Intuitsioon on ikka üks huvitav asi küll. Tulin sealt sõbranna juures kohvikust ära, mu sisetunne ütles, et mine paar peatus varem metroojaamas maha, astusin ühte second-hand poodi sisse ja ostsin sealt endale midagi väga cool'i. Ma olen varsti hotellis ja näitan sulle ka. Pühapäeva hommik, eile õhtul ma olin nii palju kõndinud ja ma ei jaksanud enam midagi filmida ja mälu ka täis juba. Ja nüüd ma näitan sulle siis, mis ma siis eile ostsin. Tada! Päris nahast jakk koos selle meeldiva kraega. Nii minulikku asja ma ei ole ammu kuskilt nipsust näinud, nii et ma olen üliõnnelik, et ma selle jaki leidsin. Aga aitab nüüd jutust, lähme nüüd linna peale. Näitan vahelduseks enda nägu ka. Äge kunst on siin. Muidugi ma tulin ilma mütsita, jätsin mütsi üldse Eesti ja see oli suur viga, sest et õues on mega külm, ikkagi talv on veel siin. Aga siin mu selja taga on see suur kollane maja. See on hästi suur tegelikult. See on siis Helsingi uhke raamatukogu Oodi ja lähme vaatame sinna sisse. Et kunagi ma veetsin seal hästi palju aega, kui ma siin elasin, et seal saab tasuta ruume broneerida, esitusi teha, kohtumisi teha. Seal on väga ilus suur kohvik ja see on hästi suur. Ma olen isegi seal paar raamatut laenutanud, aga lähme vaatame koos üle. Mõtlesin, et olen rahuliku raamatukokku, aga mingi tants käib hoopis. Malemäng käib siin. Minu meelest on see üks väga ilus ja uhke raamatukogu ja hästi populaarne on see ka. Täna on see igatahes pungi rahvast täis. Liigume nüüd järgmisesse kohta, et teine korrus on ka sellel raamatukogul olemas, aga siis seal ei tohtinud filmida ja pildistada. Ma ei hakanud, et seal on siis need töönurgad ja saad need ruumikesi ja boksikesi rentida ja ühesõnaga pead ise kohale tulema vaatama. Hästi kihvt on siin. Aga lähme nüüd Holiday Inni hotelli. Nii, raamatukogust olen nüüd väljas ja lähme nüüd siia Holiday Inni. Ma lihtsalt tahtsin siia tagasi tulla nostalgia pärast, sest siis, kui ma Helsingis elasin ja ma elasin siin kuskil 2 aastat, siis ma veetsin hästi palju aega selles hotellis, et tegin siin oma kohtumisi, chillisin, õppisin siin, istusime oma inimestega siin. Selle laua taga ma olen tunde veetnud ja lahe asi on see, et kui ma Soomes olin, siis ma õppisin ka soome keelt viimased pool aastat, kui ma siin elasin. Ja siis mul oli keeleõppe jaoks vaja praktikat teha. Ja kuna ma nii palju aega veetsin siin hotellis, siis ma mõtlesin, kuhu ma lähen enda soome keele praktikat tegema. Ja lõpuks siis mul torkas pähe, et aga miks mitte küsida siit samast hotellist, et äkki nad võtavad mind praktikale. Ja loomulikult nad võtsid mind praktikale ja ma olin kuskil 2 või 3 kuud siis siin teisel korrusel restoranis hommikusöökidega aitasin siis ette valmistada, koristasin laudasid ja pesin seal tagasi siis nõusid. Et selline põnev 2 kuud oli ja ma sain seal tuttavaks aga kihvtide inimestega, ühe Eesti naisega, ühe soome neiuga ja ühe india mehega ja nende 3-ga ma siis pärast hiljem olen kedagi siis suhelnud ja chillinud,
ülitore aeg, et sind võib-olla ei huvita see hotell ja mis sinna toimunud, aga minu jaoks ülikihvt kogemus. Aga lähme jalutame nüüd läbi linna ja mõtlesin, et lähen külastan ka Toomkirikut. See on minu meelest väga nunnu tänav siin. Siin on palju poode, kohvikuid, söögikohti. See vist on vanalinn kui ma ei eksi. Ja suvel on siin mega vägev. Et kui sa ei viitsi kuskile kaugele soojale maale minna ja palju raha kulutada, siis tule laevaga Helsingisse. Siin on üliäge suvel, nagu tõsiselt. Räägib inimene, kes ei ole 4 aastat vahepeal Soomes käinud. Aga kindlasti katsun suvel tagasi tulla ja nautida seda linnamelu siin. The river to the sea, children in Gaza, they cannot flee. There is no such thing called humanity until Palestinian children will be free. Ja olemegi kohal. Ja väga tore on see, et see on hästi päikseline ja see tõmbab täiega rahvast ligi. Õnneks siin üleval ei ole üksinda nii cringe filmida ja pilte teha, sest et see on turiste täis. Ja ma olen preili cringe ise, cringe'in iga asja peale, mida ma teen avalikult. Et see on minu võimalus sellest üle saada nüüd. Minu esimene reis välismaale oli kruiis Rootsi, Stockholmi, aga see kruiis tegi vahepeatuse siin Helsingis paariks tunniks, nii et tegelikult minu kand puudutas Soomet esimesena ja siis me veetsime siin sadamas paar tunnikest. Ma arvan, äkki oligi see sama sadam ja siin on turuplats. Ma poleks uskunud, et siin juba putkad püsti on. Lähme vaatame lähemalt. Seal taga on siis vaateratas. Täna me sinna ei lähe. Tallinnas olen paar korda käinud, Karna-Kõrgust, ei kipu tagasi. Ja siin on ka see pisike laevake, sellega saab minna Soomenlinna. Vot, see on siis pisikene saar siin Helsingi kõrval. See ongi see, mis seal paistab vist või? Ei, natuke kaugemal. Ja ma olen kunagi seal ka käinud, et suvel oleks siin äge minna. Selline looduskaunis pisike saareke siin Helsingi külle all. See on ka üks kihvt maja siin. Suvel on siin restoran, kõik trepid on rahvast täis. Olen siin käinud chillimas. Ja tegelikult on sul võimalik Helsingis ka ujuma minna keset linna, kui sa ei ole külmakortlik. Nii kihvt. Siin on juba mega hea vibe. Oleme nüüd Kampi ees. Kampi on üks suur kaubanduskeskus. See on siin ees Kuluga kokku ja lähme sööma. Ja ma käisin City Centeris ennast soojendamas ja muidugi oli vaja Tokmanis shopata. Mida sa ikka teed, kui sul külm on? Nii, Kulu on ka siin nüüd. Ja. Tulime Kampisse ja kus me lähme? Lähme bufeesse, sest kui me Soomes olime, elasime kunagi, siis meile väga meeldisid bufeed, eriti sushi-bufeed. Oo jaa, söö palju jaksad sushit. Soomes on üldse palju bufeesid. Me oleme käinud Helenega koos, Helen räägib nüüd, siis me käisime. Neile meeldivad bufeed. Sest et seal saab lõpmatuseni süüa. Head asja. Aga jaa, 2 päeva jooksul on see meil siis 3. kord nüüd bufees kõhud punni süüa. Eile hommikul sõime laeva peal nii palju, et pärast rohkem ei söönudki. Ainult näksisime mingid võikusid ja küpsiseid ja oligi kõik. Aga okei, lähme nüüd, istume maha.
on aeg nüüd süüa tõsta. Ullu, mida head sa võtad? Kõike paremat. Kala, 8 jalga. Siin on krevetid ja üldiselt siin on mereande ka. No nii, mis sa teed siin? Teen endale sellest suppi, puhastan ära, panen sisse ja see tuleb siis krevetisupp sibulaga, Jaapani pärane. Et kui olen proovinud, siis proovi. Võtsin ka ühe ampsu, see oli väga hea. Ja, mehe tehtud juba, loomulikult. Siis on alati hea. Ma arvan, et sa pead palju valjamini rääkima, siin on nii lärmakas. Ja, mehe tehtud, siis on alati hea. Alustame siis suht mereandidest. Okei, mul on siin juba muid asju ka, mingid juurvillu ja... Aga jah, 22 euro eest sööb ole jaksad ja see on üli hea kraam, mis siin on. Magustoidu valik on väga hea, siin ei ole lihtsalt sushid, vaid siin on nagu nii palju muud ka. Tulime just Heleniga söömast sellises kohast nagu Kampi Sushi, kui sa oled seal käinud. Osaka Sushi Kampi. Jah, Osaka Sushi Kampi. Et nii kaua, kui mina olen Soomes käinud, ma olen seda alati külastanud. Ja miks? Sest ikka jälle nad teevad midagi uut ja tänu sellele, et nad arendavad ennast, oleme sinna tagasi läinud. Nüüd käisin uuesti söömas ja nüüd olid nad teinud täiesti uue seksjoni. Seal olid siis peale sushi-bufeede, mis seal loomult väga maitsvad, olid seal siis mingid kanad, juurviljad, lihad, krevetid, mida iganes võib kõik olla. Et võtad sealt, kõigid ära ja sööd. Üldiselt väga hea. Aga mis selle jutu mõte on? Tema oma ka arvamus loomulikult. Tere tulla. Jutu mõte on see, et tere tulemast. Et kui ettevõtted arendavad ennast, panevad raha arendusse, siis nad kutsuvad kliente tagasi. Seega, kui sinul oma ettevõtte kindlasti arenda seda, siis sul on rohkem kliente. Ja olen täitsa nõus sinuga. Mis sa tegid just? Ma täitsin ära viniklaasit, et see kokku lüüa. Tähistame siis enda Soome reisi lõppu. Tervist, õnne. Mina tähistan Soome reisi lõppu. Ja ilusat elu. Jäid sa reisiga rahule? Jaa. Kus sa ära käisid siis? Võikid sa rääkida siis secret. Okei, ma räägin siis ära. Ta istus hotellis, ja siis käisin täna söömas ja nüüd on laeva peal. Aga mina sellest käisin terve linna läbi. Mul olid inimesed, see on inimesed. Ma tean, ma niisama. Until Palestinian children will be free. And here is no such thing called humanity.